Karev, algas. Tere hommikust kõigile. Tere tulemast ka minu poolt, kallid Vinteve vaatajad. Olete väga õiges kohas, sellepärast, et laupäeva õhtul kell 9 on mulle siia sauna. Ma vedasin küll diivani siia sauna, et ma loodan, et me mahume siia ilusasti ära. Siia sauna külla tulnud Eesti pokkeriskeene elav legend Karev Tralla. Tere tulemast. Tervist. Rõõm sind jälle näha, selles mõttes... Ei mingit aplausid. Ma pean tunnistama, et sa ei ole mul varem külas käinud. Ei ole. Ja... Väga mugav peaks ma just mõtlesin, et kuidas tundub. On. Padjad on ilusad. Saab midagi nagu kaisus hoida kogu. Sa küll keeldusid kaisu tulema. No, ma ütlesin, et siin läheb kohe soojaks, aga kurat, veel nii soe ei ole, aga võib-olla varsti on piisavalt soe. Tere õhtust kõigile. Ja, saateks siis pokkerimängijal külas, mängime OpTibetis erinevaid põnevaid pokkeriturniire ja enne kui me hakkame Kareviga juttu rääkima, tahaksin rääkida teile, kuidas teie saate sellest kõigest osa võtta. Karev, sina oled The Festivali esindusnägu, lullilööja ja see, hoolitsed sellest, et kõigil, kes The Festivalil tuleks, oleks lõbus olla. Aga sellest, kuidas asjad seal toimivad ja mis seal festivalil üldse toimub, me jõuame täna rääkida ka. Aga kuidas teie sinna saate, meil käib miniliiga. Ühesõnaga, tänase päeva jooksul on teil võimalik mängida 2 $11 turniiri. Otsige see üles, VinTV nime alt leiate selle üles. Ja siis 1 5 turniiri, kus OpTibet on lisanud omalt poolt ka mitmesaja $100 eest turniiri pokkeri pileteid ja muud lisaväärtust. Aga liiga võitja saab siis endale 1500 € väärt paketi järgmisele The Festivali etapile, mis toimub, kus tulete mulle nüüd täpselt meelde, Bratislavas. Bratislavas. Täpselt nii. Ja see on õige pea juba. Mitte veel nii õige pea, aga selles mõttes, novembri lõpus. No, aga sinna ei ole ka väga palju aega. Ei ole. Tegelikult tasuks juba plaane teha. Et eriti kui süüksele nädalasele reisile minna, siis mida varem need plaanid valmis teha, seda parem on. Ehk siis, esimene plaan on see, et mängige 3 etappi. Iga etapi eest on võimalik punkte saada. Hetkel esimesel kohal on Friedrich minu arvates 180 punktiga ja täna on teil võimalik teenida 135 punkti, seega paugust kohe talle kannule saada, isegi kui ei ole varasemaid etappe mänginud. Mina näiteks olen koos Margusega 4. kohal, nii et ka meie kavatseme sellest osa võtta. Aga see info on räägitud, ma panen teile selle 11-alase turna ette ka ühel hetkel. No vaat nii, saate taustaks vaadata, kuidas ma siis mängin, võiskas näiteks emad kuu ära. Aga hakkame, Karev, sinuga juttu rääkima. Karev, millal viimati sa mingisugusest Eestis toimunud pokkeri suurüritusest täiesti eemale eed? Täiesti eemale. Ma just mõtlen, et sa nagu selles mõttes... Nagu mängijana täiesti eemale või? Üldse. Kas korralduse või täiesti, et sellega sina mitte kuidagi seotud ei olnud, ei bloginud, ei mänginud, ei korraldanud, ei teinud mitte kui midagi. No see kindlasti jääb mingi COVID-eelsesse perioodi. 2000 ma mingi hetkel 2020 läksin olümpikusse, enne seda blogisid festivale. Ma arvan, mingi 2018 äkki Summer Showdown või midagi sihukest. Mis sa tegid sellel ajal? Ma arvan, on sul meeles ka? Kindlasti, mäletan isegi. Nii. Ilmselt olin maal Peipsi ääres. Sul on Peipsi ääres maakodu seal kuskil Kurukandis või täitsa? Ei, Mustvee Avinurme kant nagu, et niisugune puu käsitöö ja jahindus ja kalandus. Ja. See pakub sulle huvi ühesõnaga. Tegeled sellega. Kalal oled käinud üldse palju? 3 korda elus Peipsi peal. Nagu kalal kui kalal. Aga sul on maal... Nagu kala mõttes, et niisama käinud jõngeloopinud ikka rohkem, aga nagu kala mõttes, et sa lähed nagu hommikul sellise kella 4 aega ärkad üles ja siis oled juba 5, oled juba paadi peal ja udu on nagu selline, et sa ei näe. Ja siis... Et siuke täielik korralik algusest lõpuni trip. Kellega sa seda ette oled võtnud muidu? No eks mul on mõned sugulased, kes on kalamehed nii-öelda. Aga mul ongi tegelikult... Siinkohal tervitan onu Antsu. Onu Ants, ole sa tervitatud. Ole tervitatud, et kõik, kes satuvad lohusuusse, et käige läbi. Onu Antsul on paadid ja väike elamine, niisugune kõrvalmaja, mida üürib suviti, nii et... No, väga mõnna. On, et kui käite ja ütleme kuskile Saaremaale lähete ja maksate niisuguse korraliku nädalavahetuse eest 500 €, et seal saate 50-ga neid. Siuksed eriti sõbralikud hinnad ja väga kena. Tegelikult, mis meil ongi kombeks olnud, on see, et ma eeldan, et päris paljud pokkeriga seotud inimesed, kes meid vaatavad,
teavad sinust nii palju, kui vähemalt nad on sind näinud, nad on sind kuulnud kõrvalt, kas siis mingisugust head nalja tegemas ja nii edasi. Aga mul on kombeks olnud inimeste nagu taustast ka veidike rääkida, kus nad üles kasvasid, kuidas nad üldse selliseks said, nagu nad on ja nii edasi. Kas sa praegu elad Tallinnas, eks ole? Jaa. Aga kas sa kasvasid üles ka Tallinnas või sa oled kuskilt siia sisse kolinud? Ma sündisin Tallinnas ja siis mingil hetkel, nagu paljudel peredel, toimub 90ndate alguses, kui Eesti sai vabaks, siis need kõik emad, keda oli terve 80ndad ja 70ndad abikaasa poolt nagu alla surutud ja kes siis keldrites ööbisid, siis neil tuli ju ka ärkamine. Said aru, et nüüd me oleme vabad, et ka mina ei pea enam seal olema. Ja siis tuli teadmine ka mu ema mõistusesse, et oleks aeg lahkuda. Ja siis lahkusime kõik koos käsikäes rõõmsalt Peipsi äärde, kus siis mu vanavanemad elasid. Ma seal üles kasvasin. Käsikäes kõik koos, sul on siis õdesid, vendasid ka? Ja? Õde on ka, jah. Vanem õde, jah. Aga... Ja kaua te seal Peipsi ääres olite? Peipsi ääres olin siis põhikooli lõpuni. Kus sa koolis käisid siis seal? Väike siukene armas kool oli nagu Ulvi põhikool. Kas see Ulvi on siis selle põhikooli omaniku nime järgi saanud? Ei, see on küla nimi. Et see on siukene armas küla, kus kõik tunnevad kõiki ja kõik teavad enne, kui sina ise tead, et näiteks täna ütleme enne, kui ma üldse sain teada, et ma siia sulle vestlema tulen, siis küla juba teadis seda. Ongi nii? No ma arvan, põhimõtteliselt. Meil on näiteks Lottemaal on selline komme öelda, et kui keegi kusagil, seal on peavärav ja siis väljapääsuvärav. Et kui keegi peavärava juures peeru laseb, siis väljapääsus juba nagu minut hiljem teatakse, et keegi sittus ennast täis. No põhimõtteliselt niimoodi need jutud liiguvad väga kiiresti. Aga mis selle külaga oli hästi armas on, tänaseks see koolil on muidugi suletud reformide tõttu, aga nagu kui sa räägiks, nagu ma olen enne ka inimestele rääkinud sellisest armsast koolist, kus koolidirektoriks on Kukk ja ülejäänud õpetajad on Kuusk, Mänd, Paju, Lepp ja kõik võimalikud muud puuliigid veel. Klassikalised Eesti need. Ja kus õppealajuhataja on Seppel ja siis nad olid niimoodi 40-50 aastat seal kõik järjest. 3-4 põlvkonda kasvatati ja õpetati lugema. Kuidas teil olid, kas teil klassid olid eraldi või pandi näiteks mingil hetkel lõpus oli, meil oli ikkagi suur klass nagu, meil oli 8 õpilast, et meil oli suur klass. No võt, sulle läks ka niimoodi, et ma tahtsingi küsida. Aga lõpus ikkagi, nagu kui mina lõpetasin, siis need klassid jäid järjest väiksemaks ja väiksemaks, et siis ikkagi olid liitklassid juba. Mul oli Tabivere gümnaasiumis, kui ma käisin 2 aastat. Siis mul oli ka lõpuks oli 3 klassikaaslast. Alustas 12, aga esimese aasta lõpuks oli juba 3 ja mina kukkusin ka nende 3 seast välja, nii et lõpuks... Tabeveres ma käisin juhilubade teooriaeksamitega. Käisid ka või? Ma käisin seal autokoolis, ma tegin küll Jõgeval seda kõike, aga jah. Ja ühesõnaga siis pisikeses klassis, kas teil oli mingisugust klassivaheline korralik perekondlik hängimine ka? Kõik nagu, kes vähegi nagu, kellele bussijaamas meeldis hängida ja ütleme sellist mõdujooke testida, et siis need seal ka olid. Mitu poodi teil oli seal? Mingil hetkel oli isegi 3 külas, kuna sealt sõitis Narva, siis Rakvere Mustvee maantee läbi. Ehk siis ta jäi nagu ikkagi nagu mingisuguse suure tee äärde peale. Või suur tee sõitis läbi, aga mingil hetkel oli lõpuks oli üks, mille nimi oli Perepood, armas. Seal sai viiku peale ja kõike võtta nii-öelda. Ja kirjaga sai suitsu käia vanaisale ostmas, vanaisa ei suitsetanud. Mis hetkel, ma ei mäleta, millal minu jaoks see kirjaga poes käimine ära käis, et mul oli samamoodi, ma käisin kirjaga ostmas, aga mul küll ema suitsetas, aga mõnikord ei suitsetanud ka või nagu mõnikord ei olnud see kirjaomanik tema, et vana kiri jäi alles. Aga mingil hetkel see muutus ära, et enam niimoodi ei saanud, aga ma mäletan, kui ma olin esimeses klassis, siis minu õele, kes on minust 2 aastat vanem, müüdi putkades, müüdi suitsu, siis sai küll nagu vabalt kätte ja siis ma käisin ka, ma sain koolis pahandada sellest, et ma SS klassis läksin nagu helesinise LM-iga läksin kooli. Selle putkaga mul tuleb meelde, et miks ma põhikooli ajal suitsetamise maha jätsin. Et Mustves käisime mingil üritusel, õhtune üritus, õhtune aeg, oli viimane buss tulemas ja siis bussijaama taga suitsetame. Ma ei tea, kas see oli siis 7. klass või midagi sellist. Ja siis jäime vahele bussijuhile
kes oli mu juhtumisi mu nii-öelda kauge sugulane. Ja siis ma hullult põdesin seda ja siis ma jätsin põhimõtteliselt päeva pealt suitsetamise maha. See hirm on see, mis motiveeris tol hetkel. Justkui jah. Et said aru, et sa ei taha nende tagajärgedega tegeleda pigem, jah? No ega pigem me olekski midagi tulnud, aga noh. Ei, ma saan aru küll sellest, et see oli nagu kuidagi motivaator suitsetamine maha, et nüüd võiks samamoodi kuskil kellegile vahele jääda ja saaks sellest suitsetamisest lahti. Jaa. Et ega ta hea harjumus ei ole. Mõtlen, et kui väga see on inimlik üleüldiselt, et kui paljud inimesed mis jätavad nagu üldse mingit pätti tegemata sellepärast, et nad ei taha tagajärgedega tegeleda. Et kui palju on nagu moraalselt ilusaid, puhtaid inimesi ja kui palju on neid, kes lihtsalt ei taha karistada saada. Vaata, kui me lähme nagu natukene laiemalt sellesse filosoofilisemaks, et kui palju need vanglad ja asjad mõjutavad. Ja ma olen alati seda meelt olnud, et pigem päris palju. Ma arvan, et suurem osa tegelikult ei mõtle selle peale, et suurem osa on ikkagi enne tegutseb ja siis mõtleb inimesed. Arvad, et nad on impulsiivsemad enamasti? Enamus, ma arvan, et enamus 80%, et seal kehtib loogika, et 80-20. Ma arvan, et näiteks 80% ka nendest tegudest sooritatakse 20% inimeste poolt. Aga palju sina selle enne siis 9. ärakolimist? Kas sa pättusi ka tegid või? Kas sa olid pigem nagu süke pailap, sillikuku, viieline või? No inded olid viied. Pea oli lahtine, aga ma ei õppinud üldse midagi. Et eks sinna jäi ka mu suur karjäär ilmselt nendesse pättustesse, et Hugo Treffnerisse mind vastu ei võetud. Käitumise tõttu nii-öelda. Ahaa, seal oli siis põhimõtteliselt teiste... No väike kool ja siis ega seal ju käitumist justkui ei ole. Niisugune vabakasvatusmeetod on. Ühesõnaga ma sain aru, et sealt Peipsi ääres sa otsustasid siis Tartusse minna keskkooli. Kas sa kolisid täitsa üksi kolisid siis kuskile? Õnneks mitte, et olid sugulased olid ees nii-öelda, et siis sain sugulaste juures 3 aastat elada. Ja kuidas see šokk oli siis süüksest väiksest kohast tegelikult suhteliselt, võrreldes siis selle Peipsi äärse külaga nagu suurlinna ikkagi kolida? Oli šokk või pigem nautisid seda? Pigem nautisid, et ütleme, mis aitab liikuda väiksest kohast suurde, on alati, kui sul ütleme, et ei ole ilusat välimust, siis huumor. Et huumoriga sa saad enamus seltskondades hakkama. Absoluutselt. Ja sa kohandusid kiiresti? Ja ma sisuliselt sain endale vist teisel päeval hüüdnimeks Ervin. Ja siis ma kandsin seda kõik selle 3 aastat. Et mul on siiamaani enamus paroole algavad Erviniga ja siis seal on mingid klauslid juures. Okei, huvitav, et sellised asjad kinni jäi nii. Meil on chatis vahepeal paar küsimust tulnud. Vabandust, meil oli siin jutusoon oli peal, aga ma esitan ka chati küsimused mõned sulle ära ja kõige esimene küsimus. Otse loomulikult on Pervatürjannit ja ta küsib, et tere Karev, kuidas sul on suhe discgolfiga? Väga halb tänaseks päevaks. Mis see tähendab? Sa oled päris palju mänginud ikkagi? Ja ma alustasin, ma arvan, et esimest ringi tegin 2010 aastal. Siis ei olnud isegi populaarne spordi. Palju radasid siis oli üldse? Tallinnas oli põhimõtteliselt üks rada. See oli Nõmmel, see oli veel väga vana Nõmme layout, mis algas üks raakuspuuga. Üldse seal trummiparkide poolt oli sissepäev või nii-öelda parkla oli seal nurgas nii-öelda. Et esimene rada oli seal nii-öelda ja lõppes viimane 18. oli suur kivirada nii-öelda pikk par 4, mida hiljem ka mängiti, aga see kaotati ära. Oota, kuna mina nii palju hiljem mängima hakkasin, siis mul võib-olla ei tekigi, ma ei tea, kas sul praegu sellele Nõmmele mõeldes tekib siuke nagu nostalgiline nuuks ka, et teda nüüd enam ei ole. Mitte, nagu siis, kui ta kinni pandi, siis oli küll, et siis ma veel mängisin ja nagu siin ma aktiivselt käisingi Nõmmel mängimas. Aga toona oli üks rada ja siis teine oli Keilas ja oligi kõik nagu. Ja siis spämmisid seda Nõmme rada, kas sa olid ka koheselt olid nagu süke fänn sellel mängul või võttis see harjumust? Minul oli ka esimesest korrast alates kohe, kui esimene No Eestis ma mängisin aga Soomes esimese mängu tegid Soomes nii-öelda. Soomes oli see juba selleks ajaks populaarsem, eks ole? Et neil on see kultuur ikkagi süke hea paarkümmend aastat ees on ju discgolfiga. Et seda on ka tänastest EM-i tulemustest näha. Et neid on rohkem, aga meil on üks parem. No naistes jah, aga kui sa võtad ka noored türukud nii-öelda, et kui seal 13-aastane Soome türuk võidab nii-öelda pika puuga sisuliselt oma klassi ära nii-öelda, et neil tuleb seda kasvulava. Ma ei tea, kuidas... Meil tuleb poistest tuleb ka nii-öelda, et tegelikult...
jah, ma ei tea, kuidas meil Tättega muidugi loodan, kas tema on ka endine sportlane, aga kui ma vaatan neid, Tattar ise endine nagu siuke tippsportlane, Kaidi Alsalu samamoodi on ju kergejõustiku kust maalt sa paned selle tippsportlase. Või selles mõttes, et ikkagi nagu spordiga noorena. Ei, ta on tegelenud ja eks ta tegi seda tipptase nii-öelda selles mõttes toonastes tingimustes nii palju kui võimalik. Et kuhu ma tahtsin jõuda ongi see, et neil ei ole veel, kuna see kultuur ei ole nii nagu pika ajalooga, siis ei ole nagu lapsest saadik veel üles kasvanud diskiga mängijad peale tulnud. Ja nagu selles suhtes praegust on näha need, kes siin paariteist, 15 aastased, võib-olla nemad küll. Ütleme, kahju on näiteks on sellised mängijast, kes on juuniorites, on veel Ville Kivisilla, kelle sisuliselt põhimõtteliselt minu arust on elanud terve oma elu, on Nõmme raja peal elanud. Et mina mäletan, kui ta oli põhimõtteliselt 4 aastane põhimõtteliselt tiksus seal juba eest käe nagu liin oli tal parem kui mul. Ta küll viskas toona 40 meetrit, aga ta viskas tiksirgelt selle. Et mina viskasin 45, aga ta nagu kõver. Aga ma lähen su selle vastuse juurde tagasi, siis ütlesid, et halvad on suhted. Miks need halvad on? Ei, ma ei tea, et ei jõua mängima enam palju või? Ei, üldse ei mängi. Ma pole 3 aastat ühtegi ringi teinud ja ega ma mingit kõrgtaset ma kunagi ei saavutanudki. Ma mängisin enda jaoks nagu ja see oli niisugune tegevus, igapäevane tegevus. Okei, aga mina näiteks ka ma ei mängi nagu iga päev või nagu ma mängin väga vähe, ütleme 10 korda aastas maksimum. Aga sest ma jälgin seda sporti tohutult palju. Ma arvan, et minu suurim saavutus on see, et ma olen diskgolfi toonud mingid mängijad ja nagu sellised, kes igapäevaselt igal võistlusel kohal on. Ja minu õpilane on ju saavutanud harrastusmeistrivõistlustel ka medali, nii et ma olen ta treenerina väga hea. Meelis Vist on mu väga kuulus õpilane. Aga Meelis ikkagi mängib tõesti hästi. Ja, et ma mäletan Meelis esimest ringi, see oligi vist Nõmme rajal, nagu, siis oli mingi pluss, võin küll eksida, aga võis olla pluss 40. Jah, see on niisugune standard esimene ring päris paljudele, eriti niisugusel Nõmme suurusel rajal, mis ei ole päris 60-meetrised, vaid lähevad üle 100. Aga nostalgia mõttes ma soovitan kõikidel diskgolfi mängijatel käia nagu Nõmme metsas see rada lihtsalt läbi, et võtta näiteks putter kaasa ja siis kujutle, kuidas sa seal mängid või mõne viske saad ka võib-olla sooritada, kui inimesi ei jaluta. Aga siin on üks diskgolfi teemaline küsimus sulle veel, et enne kui me diskgolfi teema pealt edasi läheme. Levka küsib, et tere, kas Karevil lemmik diskgolfi mängija on ja kas Karev Muumisid ka vaatab? Muumisid ikka vaatan, kogu aeg vaatan. Siin on Oliveril kindlasti jätkuküsimus ka, et kes su lemmik on neist? Aga teisi Muumisid, need on ühed teised muumid, et neid teavad vähesed. Mis Muumisid sa vaatad? No vot, saame pärast kaadri päriselt rääkida. Okei. Ma küll lubasin kõik saladused välja rääkida, aga mingid jäävad ju selle raamatu jaoks, mille ma kirjutan. On tulemas ka või? Aga lemmik diskgolfi mängijad tõesti ei ole kunagi olnud. Ei ole kunagi fännanud. Kui palju sa jälgid seda seenet üldse praegu? Suurvõistlusi ka ei jälgi? Täiesti 0. Aga see tuleneb sellest, et huvi kadus ära ühel hetkel või lihtsalt sellest? Elu tuli peale, ütleme. Päris elu tuli peale, et soovitan inimestele tulla sealt diskgolfi raja pealt ära ja minna päris elu ka nautida. Kui sa Tartusse jõudsid enda keskkooli, kas sa seal juba tegid esimesed kokkupuutud pokkeriga ka või läks sinna veel natuke aega? Või kämbimisega üleüldiselt? Aga keskkooli ajal spordiennustus tuli. Kas siis sai seda juba online'is teha või sa käisid kuskil lipikutega? Sai, ema konto alt sai teha juba online. Et siukene vahva sait oli nagu spordiennustus.ee. Okei. Et seal sai juba 16-aastaselt vaikselt seda proovima hakatud. Mis su spordiala oli? Jalgpall, ma eeldan? Või mille peale sa panustasid? Kõike. Aga kas see oli siuke huupi ennustamine, et saaks lihtsalt raha peale kämblida või? No põhimõtteliselt küll. Nagu ise mõtled küll, et kindlasti oli mingi strateegia, aga tegelikult oli huupi ja eks siis sai juba vaikselt hakatud ka vaatama, et oi, siin on mingi ruletilaud. Seda. Aga kas enne jõudsid ruletini ja slottideni või pokkerini? Ja ikka enne. Slotte pole kunagi mänginud, aga ruletti ja blackjack ja need avastasid. Okei. Kas sa mäletad, kes su esimene pokkeri sõber oli ka või kes see sulle tutvustas mängu nagu pokkerit ennast? Ma arvan, et äkki kuidagi Oskar Taimla kaudu. Mingil kraamamängul kuskil Oskari kaudu kuidagi sattusin tunnetiga ja kuidagi isa juurde neil ja siis
siis juba seal. Kes ta korraldas siis sellel ajal, oli täielik juht ja liider. Tallinna kõik free-rollid ja kõik. Mu esimene live-turniir oli ka. Aini-turniirid nii-öelda hilisemalt nii-öelda kui mingi 2008 ja 2009 äkki midagi siukest nagu, et siis hakkasid seda pokkerit kuidagi rohkem vaatama. Mäletan, mul oli samamoodi esimene live-turniir oli ka Kajamehe pool korraldatud kusagil Viimsis äkki, mingi Viimsi live, aga ma eeldan ka, et oli, seal ma sain kohe tuttavaks Est Patrickuga, Kodetsiga, värki-särki, nad kutsusid enda juurde laivi mängima, siis tulid suured artiklid, et Kristel Laas läheb pokerivõlgade katteks laeva, aga tegelikult väga ägedad tüübid ja siuke. See oli ka see kord, kui sa silmasiniseks sai. See ei olnud see kord, sellepärast Pokeri kommuun õnneks nii äge ei ole küll, aga seal toimus kaklus selles esimeses laivi kohas. No nii. Toimus kaklus küll, jah. Kas see on jätnud Armi sinu kuidagi hinge? Tead, ma ütlen ausalt, mulle meeldib, et sa pöörad selle asja ümber, aga kaklused ei ole mulle kunagi elus meeldinud. Ma alati olen üritanud neid vältida ja ma loodan, et ja ka inimesi, kes on nagu aktiivsed kaklejad, see ei tõmba mind kuidagi. Aga mis ma tahtsin küsida on see, et ma lugesin kusagilt, et siis, kui sa juba pokkeriga hakkasid nagu tegelema rohkem, et mingisugused pokkerimiljonärid praegused, kes elavad Mehhikos, et sellel ajal, kui nemad mängisid senditurniiri, siis sina nagu hoolitsesid nende eest ja ostsid neile burgerit ja... No need on jah sellised vahvad ajad nagu, et... Kas sul oli ka siis mingisugune pokkeri kamp või punt sõpru, kellega te siis koos arenesite ja need, kes siis jäid nagu elukutseliste peale, et... Otseselt nagu, kui me räägime mingitest rannodest ja ka Gert Hallik näiteks on väike poiss oli. Et kui me nendest räägime, siis otseselt nemad ei olnud, aga meil oli üks vahva põrandaalune koht oli Tataris, kus me nagu igapäevaste grinderitena olimegi nagu elukutselised on üks tänaseks Aasias elab mängija on Rene Pesur ja siis mitteprofessionaalne pokkerimängija, kes täna teeb muid asju nii-öelda, et oli veel kolmekesti grindisime seal. Et siis ma mängisin ka online'is suhteliselt palju, et siukesi heads up hüperturbosid nii-öelda, kus sa 500 nuppu saad kätte. Mingil hetkel, kui Rene alustas üldse, Rene oli siis 1.50-stes nii-öelda, siis ma ise grindisin 15-seid sisuliselt samal hetkel ja mina liikusin alla järgmine kuu nii-öelda limiidis bankrolli mõttes. Ja siis Rene laskis juba 30-seid. Nii kiire areng oli siis, jah? Et ta sai põhimõtteliselt kuu ajaga lõi ennast üles ja sealt enam alla põhimõtteliselt ei tulnud. Need heads-up hüpperid, need olid ilgelt populaarsed, eriti veel oli ju Andres Alsalu, kes tegi vaata sellega, oli tõesti maailma tipp. No ta oli jah, ta laskis ikkagi 100-seid ja 500-seid sellel hetkel nii-öelda. Ja Ment 52 oli teine mängija. Kas Ment 52 ei mänginud cassi või? 100-200? Ei, ta mängis neid hüpperid mingi hetkel, aga see oli nagu mingi, nagu võib-olla sellel samal aastal nii-öelda täis teha, kui ta tegi suhteliselt kiiresti selle, et äkki oli mingi augustiks oli see 1000 miljon seda punkti täis. See lahe, et sa selle Ment 52 praegu tõid üles, sest ma mäletan, ma paar päeva tagasi kõndisin tänaval, mõtlesin sellele intervjuule, mis me sinuga täna teeme ja niisama mõtlesin nagu ajale pokkerist tagasi, siis mul tuli kohe Rauno Altemelt tuli meelde ja ma ei olnud temast nagu väga palju kuulnud, et huvitav, et kas sul on informatsiooni, et millega, kas ta on nagu edasi liikunud pokkerist või endiselt on nagu siuke crash? Mendist, jah? Kahjuks Menti ei ole juba siin mitu aastat. Okei. Et tema puhul jah, et ta oli üks selliseid mängijaid, ütleme, kes tegelikult nagu, me võime tänada õnne tegelikult, et Marku on leidnud endale sellise vahva kaaslase oma ellu, et ta nüüd viimased 3 aastat on ka kodust välja tulnud. Aga Ment kahjuks põhimõtteliselt ta grindiski. Tema elu oli grind ja tema elu oli spordiennustus. Et kahju küll niimoodi rääkida, aga nii paraku oli. Ei arusaadav ja see on ka mingisugune osa sellest maailmast tegelikult. Jah, see on siuke varjupool, mida võib-olla inimesed ei teadvusta, et me käime siin Eesti pokkeris üksteisega palju läbi ja on live-üritused ja tuleb ka WinTV live siin septembri alguses, on ju, mis seda kommuuni jälle taaskord tagasi kokku võib-olla rohkem toob, mis siin vahepeal on laiali jooksnud. Aga tegelikult on online pokkeril on väga tugev varju küll. Ongi see üksildus ja nagu need üksikud grinderid, kes on hundid. Grinditakse küll ka gruppides koos ja on kommuunid nii-öelda või tallid nii-öelda või kutsu, kuidas sa tahad neid.
aga on ka üksikuid grindereid ja nagu kui see downswing sul tuleb ja sul see näiteks sa ei suuda, peas käib sul mingi klikk ära, et sa ei suuda oma bankrolli hallata mingi hetk ja sul ei ole kõrval ka teisi pokkerimängijaid või kelle käest nagu kes sulle ütlekski, et võta paus näiteks, et ära mängi kuu aega üldse midagi või nagu õpi või analüüsi või tee midagi muud. Et kui sul ei ole selliseid kõrval, siis on tegelikult väga lihtne tee allamäge. Väga keeruline on selle kõigega tegelikult toime tulla, tõepoolest sellepärast on sellised tugigrupid on tegelikult tõesti või noh, sõpruskonnad ja see elu balansseerimine on päris oluline. Jah. Aga sa ütlesid, et sa mängisid siis põhimõtteliselt elukutselisena või seal grinderina seal Tataris. No grinderina ja kaua see periood sul kestis? Ma arvan, mingi pool aastat, aastakene nagu. Ja olidki iga päev laivis kohal? No jah, see oli niisugune vaheperiood elus, kus mul tegelesin transpordiga, siis tuli niisugune aastane paus nii-öelda sisse transpordist ja siis oli nii-öelda pokker just kui nagu see. Mis see tähendab transpordiga? No mingi logistikat? No logistikat pikalt teinud 12 aastat, 13, et seal olid mingid perioodid, pausiperioodid, kus oli, kas oli polnud mõtteid uusi mingeid või? Aga kõige selle transpordi sa oled vahepeal, kui ma ei eksi, siis sõitsid Bolti isegi, on ju? No seda ma sõitsin siis, kui lõpetasin täielikult transpordiga päeva pealt. On sul veel mingisuguseid avantüüre või selliseid tegusi või ärilisi ettevõtmisi olnud pokkeri kõrvalt, millega sa nagu tegelenud oled? No kui sa 12 aastat transpordiga tegeled, ega siis sealt selle kõrvalt, see on 24/7 põhimõtteliselt, et mingitel perioodidel helises telefon kogu aeg, mingitel perioodidel oli vaiksem. Aga pokker oli ikkagi läbi selle kogu selle aja? Pokker oli lihtsalt selline hobi, millele nagu mingil hetkel ma hakkasin ikkagi ka nagu vahvat asja, nagu on mõeldud välja nagu Excel. Et ikkagi ka nagu trackima oma mänge ja asju, et pokker on olnud mul hobi, millele ma ei ole pidanud hobi mõttes peale maksma. Et kõik sõidud ja reisid, mis on läbi viidud elus. Aga ühel hetkel sa jõudsid siis sinna pokkeri, ütleme, kaadri taha rohkem. Et hakkasid blogima, siis see viis juba edasi sinna tööle Olympikusse pokkeri managerina ja nüüd sa siis teed sellist asja nagu The Festival. Pokkeri manager kui selline ma pole kunagi ametinimetusena olnud. Kuidas see event coordinator või kuidas ma ütleks selle ametikoha? Ma olin nii-öelda palgalehel, olin ma turunduse osakonnas nii-öelda. Et ega ei saanud ka otseselt ainult pokkerit tehtud, et sai teha igasuguseid muid vahvaid üritusi igapäevaselt parkkasiinos nii-öelda. Näiteks? Noh, mis meil siin on? Siukene vahva üritus oli nagu King of Kings nii-öelda boks, et siis selle after partysid ja... Okei, eks siis ikkagi rohkem meelelahutuse... Nagu event manager ja siis... Ja. Mis selle töö juures sulle kõige rohkem meeldis? Seal nagu eventina, event managerina. Jah, just event managerina. No, ma arvan, et ütleme, et koordinaatorina ma arvan, et ma olen väga hea. Milles ma olen nõrk, on ilmselt tiimi juhtimine, kuna ma tahan ise kõik asjad ära teha. See kontrolli üleandmine kellegi no kas just kontrolli, sellepärast, et mul on tunne lihtsalt, et mul on lihtsam, kui ma selgitan kellegile midagi 15 minutit, kui see töö võtab ise 5 minutit aega, et mul on lihtsam see asi ise ära teha. Mis tähendab seda, et tegelikult su tööpäevad on pikad. Mis tähendab seda, et tegelikult sa teed, kui sa nagu paned väärtustaksid oma aega, mida inimesed ei teegi, võib-olla ongi see, et tegelikult sa ei väärtusta oma aega. Et kui sa toodad ettevõttele mingit kasumit, vahet ei ole, kus siis on ja ütleme, et sa toodad mingi X summa, ütleme, et oletame, et 10 000 kuus. Aga teine inimene toodab 1000, siis sina peaksid mingi oma töö suunama talle, sest kui sa rakendaksid oma aega paremini, siis võib-olla sa teeniksid ettevõttele 20 000 kasumit. Jah, see on mingisugune viis, kuidas... Et sa ei peaks tegema nagu mingisugust, ma ei tea, Exceli tabelitki kas või täitma, millega võib-olla saaks keegi teine suurepäraselt hakkama. Ja see raha, mis sa ettevõttele sisse tood, oleks nagu paremini suunatud. Selleks näiteks, et kui me toome VinTV näiteid, selleks sina oledki täna siin saatejuht. Jah, absoluutselt ja mitte ei tegele kõige muu tähtsaga. Just, täpselt.
nii, ma korra vaatan siin chati, enne kui ma liigun edasi sinna The Festivali juurde, sest tegelikult väga oluline asi, millest inimesed kindlasti tahavad vaatajad tahavad teada, ongi see, mis asi see The Festival üleüldiselt on ju, mida sealt oodata võib ja mida sa seal üldse teed. Hakkame täitsa alguses selle The Festivaliga peale, kuidas sa sinna üldse sattusid? Pärast olümpikust lahkumist järgmine päev festivali nii-öelda vaimne liider siis või creator, nagu härra ise nimetab, tuntud nimega Franke, helistas mulle kohe järgmine päev ja ütles, et tule homme tööle. Ma ütlesin, et ma ei tule homme, et ma nüüd 3 nädalat puhkan ja et tulen 1. september nagu ühele õigele õpilasele kohale. Aga kuidas te nii kiiresti haisu ninna sai või te olite natuke sellest juba varem ka rääkinud, et potentsiaalis? Ei olnud, et eks info levib. Ja Franket sa teadsid juba varem, eks ole? Ja Franket ma tean ka läbi pokkeri nii-öelda esimest korda mingil väiksel grindil kuskil, kus üliõpilasena või nii-öelda sentide eest mängisime ja siis mängis mingi hetkel cash game'i ja siis kuskilt alt restorani kuskil Massima teisel korrusel äkki mängisime. Okay. Ja siis alt Rootsi härrasmehed kuulsid, et üleval mingid klõbing käib ja astusid ka mängu ja siis läks mäng järsku suuremaks ja siis ma mäletan, et mingi hetk mul oli sisuliselt toonane aastaks ajaks vaja minev raha, mis mul üliõpilasena nagu oleks olnud toidu ja söögi ja mingi üüriraha, siis see oli ühes käes all in'is nii-öelda. Ma ei olnud seda raha ise pannud, ma olin võitnud selle, aga enne seda kätt me otsustasime, et mängime siis Sweet and Specialit, mille reegleid ma ei teadnud. Nagu. Aga kui raske see ikka olla saab. Nagu. Kiirelt selgitati ära, mis see mängu eesmärk on. Ja siis flopis oli mul nats ja nats. Ma ei vahetanud kaart, Franke vahetas kõik 5 kaarti pimedalt ära ja skuupis kogu pangana. Oi, kus tehti kohe niimoodi selle terveks ja see oli, kas see, ma eeldan, et see ei sulle meelde ka pikaks ajaks, see oli suur kätt, ma ei mäleta, mis mul oli, aga ma tean, et ta skuupis ja me oleme koos selle üle naernud ja koos naernud ka nende teiste rootslastega tänaseks juba nii-öelda. Okay, aga see oli jah käsi, mis oleks võinud muuta tegelikult nagu väga palju, et ma oleks seal ülikooli ajal midagi muud, võib-olla poleks transporti tööle läinki, oleks keskendunud rohkem õpingut. Aga võib-olla siis see ongi tegelikult läks hästi, et sa kaotasid selle. Ja ei, elul on üldiselt on, kas sa nagu, sul on pöörded ja tagasipöörded ja kõik need, et ütleme, et elu pöördub halvemase suunas ja sul on tagasipöörded, aga alati on sul algus ja alati on sul lõpp on tavaliselt väga üksik. Ükskõik palju sul on sõpru ümber, ükskõik kui suur on su pere, palju sul lapsi on, lõpp on kõikidel inimestel üksik. Kas sind viiakse vanadekodusse või siis suured joodikuna kuskil pingi peal ära lihtsalt. No neid variante loodetavasti on nagu rohkem. See on minu jaoks ka nagu selles mõttes, et mingisugune asi, mis mind läbib kogu elu ja ma tahan teada, kas see on sinul ka see, on see, et ma mõtlen selle peale päris tihti, rohkem kui võib-olla peaks. Surma peale ka, jah, aga just selle peale, et kui ma suren, et mida ma kahetsema jääksin ja kas ma jääksin seda otsust kahetsema või ma jääks. Et väga palju ma teen otsuseid selle järgi, et ma ei tea väga palju neid inimesi, kes ütleks, et kurat, ma oleks tahtnud ilgelt palju rohkem tööd teha või ilgelt palju vähem reisida või et mul oleks vähem sõpru, kellega või saad aru küll, et see on nagu ekstreemsed näited sellest, et see lõpp ei jääks nii kuidagi üksikuks ja muidugi selleks, et see lõpp ei oleks nii üksik, selleks, nagu see on ju pikk protsess on ja selle nimel ainult elada ei saa, et kui ma ühel hetkel suren on ju. Aga ma tahaks ikkagi niimoodi, et näiteks, et kui ma homme peaksin nagu mitte üles ärkama, et kas ma oleksin nagu õnnelikult elanud või mitte, et see on ma arvan, et tegelikult elus ei tasu ühtegi otsust väga kahetseda. On ju, ma olen ka seda meelt, et kui see ei ole kellelegi teisele just õiget. Kui sul on mingid need emotsioonid ja need otsused on, siis sa võid seda kahetseda. Ja mis on nagu õigustatud tunne tegelikult näiteks kahetseda mingit asja, isegi vabandada selle pärast. No absoluutselt. Aga pikas perspektiivis ei tasu sellesse nii-öelda kinni jääda, et lase sellel tundel minna. Ja liigu edasi, nagu selles mõttes. Ma arvan, et vabandamine on ka väga õigel kohal muidu maailmas, et ma arvan, et vabandamine on... Eriti meeste puhul, nagu tasub ette vabandada, tasub kogu aeg vabandada. Igaks juhuks vabanda ära. Igaks juhuks, isegi kui ei ole süüdi ja kui sa tunnetad nagu pikas perspektiivis jälle vabanda. Et kui sa tahad kindlalt regulaarselt seksi oma naise käest saada, siis lihtsalt vabanda.
elust enesest, eks ole, näed siin kohe selle jutu peale on hea mul edasi lugeda, et siin vaataja ütleb, et Kristjan, ütle Karevile, et ta on nunnu ja et Maarja tervitab. Vaat kui tore, näed, oled nunnu, Maarja tervitab. Aga okei, räägime festivalist. Oletame, et meie vaataja võidab paketi või praegu vaatab seda saadet, mõtleb, et Pekki, ma ei ole ühtegi nagu pokkerireisi elus teinud. Ütle, kõigepealt soovita, miks üks inimene, kes on hobipokkeri harrastaja, et miks ta üldse peaks tahtma seda võtta 1500 eurot umbes endale ütleme eelarveks on ju. Ja ta mõtleb, kas ta läheb Türki puhkama selleks ajaks nädalaks või ta läheb ühele pokkerireisile. Mis selle eelis on? Ma toon ühe väga hea näite, et mis võib-olla kirjeldab üldse The Festivali olemust. Kõik kõik võib-olla chatis ei tea, aga enamus on kuulnud kuulsust Rakvere pokkerimängijast Kristo Eralast. On. Rakvere Belmondo. Jah, väga tuntud mängija, väga ilus mängija. On. Väga hea inimene. Ja suhtub enda krafti tõsiselt. Alati ühtegi kämblimist ei ole, ongi nagu pokker tuleb, mängib väga konkreetselt, alati jõuab rahadesse ja vahest võidab ka, nii-öelda. Näiteks meistrikski tuleb. Meistriks näiteks tuleb, ja siis kuigi taitmängijad, see on naljakas, et üldse sellised meistriks saavad, aga see on ühe teise saate teema. Ja sellest võib seal raamatus kirjutada, ka sa võid tulla nagu ma võin peatüki külaliskirjutajana. Nagu Eesti esimene pokkeriraamat oli, seal oli ju külaliskirjutajad kõik enamus põhimõtteliselt. No nii, ühesõnaga. Aga Kristo Erala inglise keelt mitte rääkiva inimesena külastas paketi võiduga Nottinghamis toimunud festivali meil. Ja kõik see kõrvaltegevus, mida me tal pakkusime või pakume kõikidele paketi võitjatele läbi oma ingliskeelne väljend võõrustamise, siis võõrustamine, hospitality. Sobib väga hästi. On vist. Läbi selle siis igapäevased tegevused, mis ei ole üldse seotud pokkeriga, üldse mingit kasiinotegevusega ja see kommuuni loomine on The Festivalil teisest sfäärist kui ükskõik kellel. Või EPT-l on, ütleme, midagi võrdväärset vastu panna, aga neil on ka niimoodi, et neil on 1-2 pidu, mida nad teevad nädala aja jooksul siis suurema peo, nii-öelda üks on tavaliselt kuskil ilusas kohas, mingi basseini ääres, muusik, DJ mängib, lastakse mingi tantsijad, tulevad seal mingi suure logoga paljaste mitte paljast, ütleme niisugune avatud paljastava kostüümiga. Neiud tulevad ilusad, on ju. PokerStarsi logod käes, jagavad tasuta jooke, kõik on hästi tore, aga igapäevast sellist tegevust, et ükski keegi teine ei paku, meie pakume seda. Et sul on igaks päevaks 1-2 üritust. Too näide näiteks kas või eelmisest festivalist, et mis te tegite seal? Et nagu enam-vähem nädala kava, et no esmaspäev on mis see hospitality programm välja nägi? Kus on tervitusjoogid, asjad teisipäeval tutvumine nii-öelda. Aga nagu mis on nagu veel on see hea, et tegelikult väga paljud paketivõitjad on ka, kes on juba varasemalt käinud nii-öelda, et see ongi nii-öelda see koht, kus sa võid endale saada väga häid pokkerisõpru, nii-öelda, mis võib sulle kasuks tulla selles osas, et kui sa lähed näiteks Norra mõtled seljakoti matkale minna, sa ei pea enam muretsema ööbimise pärast. Kuna need samad sõbralikud mängijad võõrustavad, on nõus enda mökkis või kuskil sulle andma öömaja, mis on nagu... See on tegelikult päris... see on... Või tahad Islandile minna, kus on 200 eurot on hotelliöö ja kus autorent on 150 eurot päev, see on 350 eurot päev, mine sõida nädal aega ringi, et sul on 3-tonnine eelarve, aga sa lähed teed selle sama tripi 400 euro eest näiteks ära. Puhtalt tänu sellele, et sul on seal inimene ees, kellele saad... Just. Palju, kuidas see... Aga mis meil on erinevad olnud, meil on kirveloopimist olnud, meil on bowlingut, bowling ja selline piljard, need on nagu sellised klassikalised lihtsalt. Aga need lähevad ka alati peale, olgem ausad. Viimane kord oli meil padel oli, siis oli lihtsalt organiseeritud rannas võrkpallivõistlus. Ehk siis sellised aktiivsed ägedad tegevused ikkagi. Ja siis on samas ka nagu õhtused tegevused on kultuursed, kus siis külastame erinevaid meelelahutusasutusi või siis vahvaid armsaid kohvikuid.
Okei, väga. Või siis brewereid või veini degusteerimisi või noh, täiesti erinev skaala nii-öelda sõltub sihtkohast, et ma eeldan, et see kõik on nagu tegelikult tihedam, et kui ma ise läheksin kusagile puhkama, siis ma vist isegi ei viitsiks nii palju ette võtta, et ma saan nagu tänu sellele selle keskkonnaga rohkem tuttavaks. Ja, et kes ka paketti ei võida ja tuleb niisama, et on võimalik see hospitality pakett endale juurde võtta. Et mina ütlen, et Soome mängijad siin on, need ei ole küll palju, neid on alla 10, aga kes stabiilselt võtavad selle paketi, sest nad ei taha ise mitte midagi organiseerida. Ja siis nad vastavalt meie tegevustele võõrustamise näol valivad siis oma mängud, mida nad mängivad. Mingid asjad on neil kindlad, mida nad tahavad mängida, aga ülejäänud siis side event'id valivad vastavalt selle järgi. Mitu etappi sa oled festivaliga kaasa teinud nüüdseks? Bratislava, Nottingham 3. 3 on, jah? Nüüd tuleb 4. Ja The Festival on suhteliselt kiiresti minu arust kasvanud. Lisaks sellele, et on ka lõbus siuke vaba ja värk on ja ta on suhteliselt noor, aga need auhinnafondid lähevad juba päris pirakaks minu arust ka, et lisaks sellele, et saab nagu niisama lulli lüüa, on seal tegelikult võimalik ka hea jooksu korral päris korralik raha. Selles suhtes ma ütlen, et nagu Bratislavas, mis ma kõige esimese tegin, siis unikaalsete mängijate arvult oli see ühestki Tallinnas, nagu mida ma organiseerisin, nendest suurem mängijate arvu poolest, et see mass, kes sealt läbi käis, oli nagu tramm minu mõttes, et ma sisuliselt, kuna ma olen päevad läbi Rakkes ja enamus aja ma olen kuskil kassa lähistel, siis nagu need mängijad, kes läbi käivad, nagu see on mõnus tramm selline. Oota, miks sa seal kassa lähistel oled? Seal ülevaade, et palju raha tuleb ja läheb? No just põhimõtteliselt kõik ülevaatlik see ja lisaks ma teen veel ka hotellipuukimisi, et Maltal oli mul niisugune 230 hotellituba. Ja kõige selle eest hoolitsed sina, jah? Jah, et kõik niisugused ütleme, mõni mängija on mugav, et ta ei oska valida hotelli receptioni telefoninumbrit, vaid kirjutab mulle, et kuule, mul on siin voodi pesu vaja vahetada, et kas saaks pehmemat patti. Et nendel on standardvastused nagu, et nagu 3 küsimärki ja päriselt nagu kullakene. Mõnele ütled kullakene. Või siis lihtsam on tavaliselt helistada, et enamus mängijaid on kuskil Messengeri kaugusel mul. Palju neid eestlasi on, kes peaaegu et alati kohal on? Või ütleme siis, kui mitmele eestlasele sa saad kindel olla, et kui parasjagu ei toimu Tallinnasse etapp, mitu neid kohale tuleb umbes? Palju sa ootad Bratislavasse, et eestlasi tuleks? No ma arvan, et Bratislavas võiks olla, arvestades, et on samaaegselt on ka Bukarestis, siis ma arvan, et realistlik number on 30-35. Okei. Ja kas see on niisugune standard muidu, mis palju eestlasi käib? Maltal oli vist unikaalseid eestlasi koos mingite kaaslastega, kes mängisid mingit 1 või 2 turniiri, oli circa 70, 70-80, 75 vist. Malta muidugi eestlastele väga meeldib ka, aga ma tahtsingi küsida, et mis see vahe on nagu, või nagu, kas soomlasi käib peamiselt kõige rohkem rahvuse poolest või on rootslasi? Rootsi, Norra on põhiline ja Slovakkia puhul on ka hollandlased ja meil on nagu, ütleme, laialt on ka UK mängijad pärast Nottinghami, ütleme, Malta puhul oli hästi näha, et UK oli tegelikult väga nagu arvestatav number nii-öelda, kes just Kesk-Inglismaal baseeruvad mängijad, nii et need olid uuesti tagasi nagu seal, et selleks ka nagu ongi nii-öelda see laialdane asukohad nii-öelda. Okei. Ma siis tahtsin küsida, et kas eestlasi on kerge sellisele eventile meelitada või üleüldiselt sa oled nagu kokku puutunud päris palju nende erineva rahvuse ja nagu stereotüüpidega? Võin öelda, et eestlane ei ole, võin otse öelda ka, et eestlane on vaene. Kas see on puhtalt sellepärast, et eestlane on vaene? Eestlane pigem kaalub ja eestlane pigem mõtleb ja ostab viimasel minutil nagu. Eks on ka nagu... Me räägime nüüd hobimängijast, mitte professionaalist. Me räägime mastaabi. Professionaalsed mängijad, ütleme, The Festivali kui sellist enda reisi sihtpunktina ei kaalu isegi. Mis on tegelikult ju kinda hea, kui sa... Laias laastus, kui me nagu nüüd lähme üldse, kes pokkerifestivalidel mängivad, siis nagu oleme ausad, tegelikult 90% mängijatest kõikidel festivalidel on kaotavad mängijad. Aga et muuta seda nagu tendentsi, mis meie puhul on, ega meil on täpselt see sama. 90% mängijatest, nad on kaotavad mängijad. Ja nad teavad seda ise. Aga oluline on jätta neile pärast, kui sa näiteks kaotad seal 1000, 1500, 2000 eurot,
võib-olla vahest 500 eurot on ju kogu tripiga. Et sul see positiivne emotsioon, mida sa saadki kas või meie kõrvalasjadest tegevustest, et see kaalub üle rahalise väljamineku. Et sa võtad seda, kui paljud käivad ka kaaslasega koos, et see ongi sinu jaoks puhkusereis nii-öelda, mille käigus sa mängid vanu sõpru näed, mängid pokkerit meelde, veedad muul viisil meeleolukalt aega, et seda tendentsti muuta, et ta tuleb ka selle tagasi. Mitte sellepärast, et tal on meeles, et ta 2000 kaotas, vaid et tal on meeles, et seal on nii hea ja mõnus atmosfäär. Aga kas see ongi see, mis eristab teistest pokkerifestivalidest festivali see hospitality programm peamiselt või on mingisugust erinevust veel, et mis on nagu täitsa teist? Ma ütlen, et ma ei teaks ühtegi teist festivaliseerialt üldse Euroopas, kus näiteks 2-3 peakorraldajad, et nad teavad 95% mängijaid isiklikult. Ja see on tegelikult väga aus point, see on tegelikult väga aus point. Mitte see, et sa nagu kas isiklikult, vaid sa hoiad nagu kontakti mängijaga. Nagu kas siis läbi Messengeri, kas läbi WhatsAppi neid gruppe või nagu neid platvorme on niivõrd palju. Aga see eeldabki seda, et sa teed püsivalt mängijatega, nagu mitte, et sa teed tööd, aga et sa suhtled mängijatega. Et kuskilt hiljaaegu alles jooksis, äkki see oli ETPF-iga või sellega seonduvalt, et jube raske on saada mängijatelt tagasisidet. Minu arust see oli kas Kodetsi või keegi kirjutas seal päris ausalt, et aga küsige. Äkki oli see valimine, nagu, et keda aasta mängijaks valiti ja keegi seal kommenteeris, et aga ei saa ju vastust. No mina ütlen selle põhjust, et pulli kaka ma igapäevaselt räägin nagu Eesti mängijatega circa kas 40 erineva mängijaga, kas see on see hobimängija, kas see on see professionaalne mängija, 40 erineva mängijaga päeva jooksul Messengerid. Nad ei ole mu nagu lähedased sõbrad, aga nagu sõbrad, pokkeri tuttavad, täiesti mingid muul viisil aitan inimest, kas see on seotud OpTibetiga, on see seotud Coolbetiga, on see seotud Unibetiga. Minu jaoks ei ole see vahet, ma teen ka täna, võin teha ka Olibetile täpselt samamoodi, kui keegi küsib, mis turniir seal Olibetis on, ma ütlen ausalt välja, et ma ei tea, või kui tal on sisselogimisega probleem, siis ma nagu võin teda aidata, kuidas kontot teha. Minu jaoks ei ole see nagu, ei võta tükki küljest ära 3 minutit inimesele nagu selgitada. See sinu valmisolek alati inimeste jaoks olemas olla ja iga kord, kui on mingisugune gala, siis kas sa parasjagu võidad midagi või ei võida midagi. See on mul küll hinge peal. See nagu jääb kajama alati see rahva üleüldine meelsus, et kurat, Kalev oleks pidanud võitma. Ai, kuule, vaata, sa ei tee neid asju sellepärast, et sa saaks mingit, näiteks see, et miks sa rahva lemmik oled, ega sa ei tee ju seda nüüd sellepärast, oled lahe ja nagu see, sa oled see, kes sa oled nagu, ja nagu seda osa nagu keegi sinust muuta ei saa. Kui ma vaatan nüüd kella, et tegelikult nagu 10 minutit on meil siin aega. Just. Ja et ma ise ka vahepeal piilusin. Me võime teha ka nii, et me pausi ei tee, et laseme 8-ni. Sobib minule ka väga hästi. Me võime ka natuke kauem last, et ma saan mingi 8-15, ärme pausi tee, räägime, meil on siin nii palju teemad veel lahtumas. Ja, just. Aga jah, üleüldiselt, et sa teed neid asju lihtsalt, et sulle meeldib teha. Sa ei oota selle jaoks midagi vastu tegelikult. Et kui sa teeksid asju selle põhimõttega, et sa saad midagi alati vastu, siis sa ju oled mõttelaadilt täiesti valel teel minu arust. Ma arvan, et sa oled valel teel ja see tegelikult kumab läbi ka sellest, kuidas sa lõpuks asju teed. Just. Üleüldiselt. Et seda on näha nii suurkorporatsioonides, kellega ma täna võib-olla tegutsen pokkerisfääris, kus ma olen tööl olnud, et seal on täpselt see sama nagu. Et kas sa teed asju palga pärast suurkorporatsioonis, mis on ka oluline tegelikult. On, ega seda ei saa ka alaväärtustada. Selles mõttes, kui sa oled alamakstud, siis sa pead enda eest ka mingil hetkel seisma. Aga lõppkokkuvõttes Oliver näiteks on ka alamakstud, ta läks üldse minema. Oliver tuleb, läheb ja teeb, aga ei, selles mõttes, et selle palga teemaga on nagu, kui sa mugavalt ära... Palju sa palka saad? Ütleme süke paar sotti per asi, mis ma teen. Ütleme niimoodi siis. Aga ma üritan täpselt ka niimoodi teha, et ma saaksin piisavalt palju puhata. Ei, ütle konkreetne number ära. Aga mul ei ole kuupalka. Mul ongi projektipõhine, vaata, mul on erinevad saated, iga saatest ma saan kas keegi vaatajatest teab, mitu saadet see kuu on Kristjan teinud? Palju sina palka saad? Ei, praegust räägime sinu palka. Ei, aga tegelikult ma mõtlesin, mul on hea meel, et sa seda minult otse küsisid. Mul on erinevad palgad. Ühesõnaga võib julgelt öelda, et ütleme mis sul väljaminekud on?
suuremad ja puhtalt sellepärast, et mul ei oleks nad väga suured, aga mulle meeldib gamblida ja ma pean seda tohutult enda elus piirama, seda gamblimist, sellepärast et väga hea trikk minu jaoks on see, et kui ma hoian ennast vabal ajal aktiivsena, ehk siis ma tegelen mingite muude asjade, ükskõik kui kuluka asjaga ma ei tegeleks, ma kulutan oluliselt vähem raha aktiivsete tegevustega kui kodus üksi vabal päeval. Mul on väga hea nipp sulle, kuidas ennast tegevuses hoida. Joomine. No vot, see on nagu keeruline, sellepärast et seltskonnas joomine, võib-olla mitte üksi joomine. Üksi joomine on nagu minu jaoks olnud kõige kulukam asi, mis ma olen elus teinud. 3 S-tähega asja, seltskonnas joomine, seksimine ja mis see 3 on? Ma ei tea, sulgpall. Aga see on nagu hea trikk, et ma viimasel ajal ka, viimased kuud või nagu ütleme siis terve see aasta, kus ma olen aru saanud, et ma pean nagu ennast ka õppima nagu kontrollima, et enam ei ole nagu esimene noorus, mingil hetkel tahaks mingit stabiilsust enda ellu ja nii edasi, on ju. Et siis see on nagu minu jaoks hästi oluline, et kui on võimalus midagi teha, ma üritan alati jah öelda, sellepärast et kodus üksi see läheb mulle palju kallimaks, ma olen palju õnnetum ja siis tekib see kuradi vaimse tervise probleemid, on ju, mis tekivad tihti inimestel, kes elavad sellist elustiili, on ju. Et sellepärast ma ka neid saateid teen ja mulle nagu meeldib seda kõike teha ja üritan ka aktiivselt väga seltskondlik olla. Ma tahtsingi küsida seda, et palju sul, sa ütled, sa räägid 40 inimesega päevas vahel. Mis on Eesti mõttes? Jah, ma mõtlengi, et see inimestega suhtlemine, kas see on su põhitöö, kas põhiaeg läheb tegelikult sinna või? Nagu tööalaselt? No ja kuigi sa ei pea seda tööks otsa. Ma ei võta seda nagu tööd, ma ei ole... Aga te festivali raames näiteks? Ütleme kogu selle pokkeri ajal, kui ma tulin nagu korraldaja poole peale, ma ei ole kunagi tähtsustanud üle seda, et kas see on, nüüd saad sa palju palka, saad sa vähe palka, on see keskmine palk, on see natuke rohkem kui keskmine palk, on see 2 Eesti keskmist, on see 3 Eesti keskmist. Et nagu see raha, nagu ma ei võta seda kui raha selle osana. Et mul on nagu... Ma ei tea, võib-olla on vale suhtumine nagu sellesse. Mina olen tulnud ka, et kurat äkki ma mõtlen valesti, aga mina olen ise õnnelikum. Hästi tore on olla rikas. Hästi tore on olla rikas ja nagu kui sul on valida, et kas sa oled vaene ja õnnelik või oled sa rikas ja õnnetu, siis nagu paljud valiks nagu eralennukid ja kuskil soojal maal olemise mingid 17 Rootsi bikiinivõistkond on sul ümber, et sa oled nagu, aga et miks sa õnnetu siis oled, nagu tekib küsimus. Et see nagu balanss leida seal vahel nagu on, et sa võid ka olla, et sul on natukene raha ja siis sa oled õnnelik nagu. Minu jaoks selle piiri tabamine on ka keeruline, sest kui ei ole üldse raha, siis ma olen õnnetu alati. Aga kui mul on liiga palju raha, ma olen ka õnnetu. Ja, aga siis nagu... Et siis on nagu see, et ma ei oska midagi peale hakata sellega. Aga ühesõnaga, mis siin vahepeal Boxtex küsis, kas osa palka saad boonusrahas. See periood on möödas, aga oli ka see periood, et siis kui mina näiteks pokkeri kommenteerimisega alustasin, siis oli see kultuur, et küll keegi tuleb ja kommenteerib ja teeb selle õlle eest ära vaata. Ja no sisuliselt nii oligi. Nii oligi, on ju, aga see kultuur on ka õnneks muutunud, et enam nagu boonusrahas palka ei maksta. Ma mäletan, et see muudeti ära siis, kui Nakser tuli kommenteerima. Et ta lihtsalt ükskord tuli ja siis jõi kõik õlle ära Siis on lihtsam palka maksta, sest muidu saab õlle otsa ja mängijad on õnnetud, on ju. Aga jah, et siis oli ka see, et... Ja see ma pean täpsustama, et kui MTA kuulab, siis tegelikult see ei ongi palk. Vaid see oli teine vastu, kuna see õlu oli nagu nii tähtaja ületanud, et siis me ei tahtnud seda ära visata ja siis andsime selle lihtsalt. Õige. Loosir küsib, kas sa Spokers streame ka veel teed? Hetkel ei ole teinud, aga... Seleta mulle natukene kui võhikule, mis see endast sisuliselt need samad festivali nii-öelda kolmapäevaseid satelliite olen mänginud kaasa ja lisaks käib väga vahva, mida ma olen hakanud juba aasta saab varsti täis, on Free Roll Liiga nii-öelda. Nii, sellest saavad kõik meie vaatajad osa võtta, nagu ma aru saan. Kõik võivad mängida, see on põhimõtteliselt, kuna Coolbet on ka festivali sponsor, siis seda ma teen esmaspäeviti ja kolmapäeviti Coolbetis. Okay. Ja sellele tuleb siukene suur vahva 19. novembril 150 inimesele live turniir Tallinnas, kus siis circa 10 jätkub auhindu Bratislavasse. Nagu erinevate siis nagu pakettide või turniiripiletite näol. Eelmine kord meil oli Maltale, finaalis oli 60 inimest ja läks välja 6 auhinda.
palju eestlased üldse, oletame, et sul tuleb 35 inimest sinna Bratislavasse, on ju. Ütleme, et läheb hästi, tuleb 50. Hea lihtsam arvutada. Paljud neist satelliitidega peale saavad, paljud otse ostavad paketti? Vähesed või? Eestlaseid on suhteliselt vähe võidavad pakette. Okay. Et eelmine kord laias laastus 5% äkki. Nii vähe, ma arvan, võt jällegi see oli nüüd, ma küsisin seda selle eesmärgi, et seal on lihtsalt see, et Ojasotom võidab mingi 40 tükki neid. Ta võtab ju eestlaste kvoodi täis nagu, et nagu ikka kõik asi ju on, kogu pokker on riged ju. On see siis online pokker, kus praegust sinagi näed siin istun eemal, annan enda nuppe ära. Kristjani kaarte, kes su kõrval siin istub. Nagu seda me siin näeme ju. Et super userina. Aga nemad ei tea, et me näeme neid kaarte. See oli see asi, mille ma võisin välja lobisida. Vaata, siin on vahe, et mõni stream ma teenin siin enda 1100 tagasi 35 ja mõni stream teenin üle 1000. Et siis kohe näha, et mis päevadel ma seda super user account'i kasutad nagu. Just. Et see ongi, sa pead nagu balansseerima, et sa ei saa ju muidu saavad aru. Muidu ei tule enam mängima. Ja ega keskmine mind ei vaata ja nüüd üle taibukas ei ole. Nagu saatejuht, ega ei saa olla saatejuhtidest vaatajad targemad ju. Selles suhtes, et see peab samal balansil olema, et kui saatejuhid on natukene, siis ega ka vaataja peab ju samal levelil. Vaata, aga ma tahtsin küsida, et peale selle, et soomlased on jõukamad ja nad ilmselt jätavad rohkem raha festivalile. No, soomlased on, ütleme, ikkagi Tallinna sihtgrupp nii-öelda. On ju. Et tore oleks muidugi, kui kõik need Tallinnas käivad soomlased jõuaks ka te festivalile. Aga mis see vahe on, suurim vahe on Eesti ja Soome pokkerimängijal? Või Eesti ja Norra pokkerimängijal võtame siis, või Rootsi? Nagu kui sa obi tasemel mõtled, siis ma ütleks, et Eesti keskmise mängija obi tase on väga-väga kõrge. On. Et kas või järgmise sihtpunktiga Bratislava või Slovakkia hobimängijaga, siis nagu selliseid üliliik kergeid vigu Eesti mängija, keskmine mängija, kas seal Vindeve laivil või ükskõik millisel siin iganädalasel turniiril nagu neid liike nii palju ei ole. Sükest tavalist nuppude vajutamist, mida näiteks Itaalias või kusagil lähed, mida rohkem keskele Euroopasse lähed, seda nagu tuleb rohkem ette. Eestis ikkagi nagu reeglid, mitte ainult reeglid, vaid nagu basic strateegiad tegelikult teavad. Sõltub nagu massist ka vaata, et ütleme, mida kui sa oled nagu seal Kesk-Euroopas või võtad need samad Itaalia mängijad, on ju, paljud on nendega kokku Maltal puutunud. Et see pokkeri mass, mis sealt tuleb, on niivõrd suur, et siis tundubki, et need Itaalia vanemad härrasmehed, et need tulevad, lükkavad sul all-inni, sina äskunniga koolid, sest sa ju tahad duublit saada ja siis ta tõmbab sulle poiss 3-ga või 9-4-ga ära ja siis sa kurdad ja siis lähed nagu ma ei tea, keegi steigib siin teise piletiga ja juhtub sama asi. Aga kas see tuleneb puhtalt sellest rahakoti suurusest või teadmatusest, sest näiteks meil on nagu süke tegelane president Laur, kes teeb samu lükkeid, aga tema teeb puhtalt sellepärast, et tal hakkab iga vahel nagu sellise väikese paini peale mängima. Eks seal on nagu mõlemast vääri nagu mõlemaid mängijaid. Ja mõne jaoks ongi see, tuleb fannib, kas saan stacki suureks või nagu teen uue riiba entry. Et ka siin Tallinnas, aga Tallinna festivalide puhul on nagu võrreldes nii UK-s või Maltal või Euroopas, Kesk-Euroopas või Hollandis või kuskil keskmine mängija tase ka siin festivalidel on niivõrd kõrge, et cash game lauas, kui nagu ükskõik millise Eesti regulari cash game mängija puhul küsida, siis Tallinnas on väga-väga rasked cash mängud. Et õhtu jooksul sa kohtad sealt, ütleme, et keskmiselt käib seal õhtul, pakume 180-200 cashi mängijat käib õhtu jooksul läbi. Natuke võib-olla rohkem siin tippöödel. Mingi 250 mängijat, ütleme, kes käib cashist läbi ööpäeva jooksul. Siis sealt satub sul, heal päeval sul satub sealt 15-20 sellist turisti. Ülejäänud on ikkagi sellised, et kes võib minna plussiga ära ja väga suure plussiga ära või siis minna oma selle 3 buy-in'iga miinuses lossis nagu ära. Ma just, mul oli üks omast arvast ilgelt hea küsimus, nüüd tuligi meelde. Ma ikkagi tahan, sa pääsesid väga vabalt selle rahakoti puudutamise teemast, aga kuna sa nagu inimestega nii palju suhtled ja sul on väga palju sinu tööst oleneb ka see või nagu otseselt sinust sõltub, kui palju inimesi sinna kohale tuleb te festivalile näiteks, on ju?
no olgem ausad, selles mõttes sa näed palju vaeva selle nimel. Kas sellest oleneb ka sinu palk või sul on kindel see? Või näiteks, et oletame, et üllatavalt palju tuleb inimesi, maksavad rohkem reiki ja nii edasi. Kas reigi protsent on see, mis sinu taskusse ka jõuab või mitte? Selge pilt. Väga hea. Aga kas sa näed, kas see on praegu sinu niinimetatud nagu unistuste töö? Sellist suhtlevat, kuid samas korralduslikku tööd teha? Ma arvan, et ei ole. Mis sulle meeldiks teha? Ma arvan, et olla kuskil metsa ääres, tulla hommikul välja, vaadata põldude peal, sukest jalad natukene sellise kastese muru sisse lükata, vaadata seda, kuidas udu läheb viljapõllu pealt ära ja siis mõelda, et elu on ilus. Absoluutselt. Mis arvad, kui kaugel see tulevik on sinu jaoks? Kas sa teed tööd selle nimel, et sinna jõuda või see on nagu mingisugune, et sa teed nii kaua, kuni sa teed ja ühel hetkel sa niikuinii varem või hiljem oled selles seisus, et sa saad... No enne peaks käima ära ka Vama Veekes tahaks elada natukene aega. Kus see on? See on Rumeenias peaaegu Bulgaaria piiri ääres. Miks just sinna? No see on hipide paradiis. See elustiil on miski, mis sinuga... Ei, aga tahaks elada seal natuke aega. Lihtsalt kogemuse pärast? Just, et see tundub siuke vahva kohta läheb. Absoluutselt. Kui kaua sa arvad, et sa jääksid sinna, kui sa sinna läheks? No seal saaks ainult kevadest sügiseni olla, et seal mingi 6. septembril pannakse kõik, poe uksed pannakse kinni, ühe päevaga sureb küla välja. Okay. Et seal on keskmiselt suvel vist mingi 7-8 tuhat inimest on päevas keskmiselt ja siis püsielanikke on vist 20 või 30. Aga kas see tundub nagu lihtsalt selline, et oleks äge kogemus, vahva koht või sa arvad, et sa teed selle mingil hetkel ära ka, et sa lähed sinna? Ma usun, et ma tahaks minna mingi terveks seasoniks nii-öelda sinna. On sul veel mingeid asju? Pokkerit siis seal korraldada, et tulge küllas. Hipipokker. See võib päris põnev olla isegi. Aga mille peale te mängite seal, kui seal nagu raha nii oluline? Wind TV kruusid ise mõttes. Eks ole need auhinnad. Poleks üldse paha mõte, Wind TV sponsoreeriks seda küll enda kruusidega, ma arvan. Muidugi, kui Madis nüüd nagu selle posti saatmisega midagi võssa ei pane. Oota, aga kas sul on pokkerialaselt midagi, mis sa oled saavutamata jätnud või mida sa tunned, et sa veel tahaksid ära teha? Eesti selleks aasta töötajaks. Et UK-s ma selle juba sain, nii et siis tahaks Eestis ka saada. Oota, aga selleks sa peaksid Eestis mingisuguse ettevõttega nüüd uuesti ametlikult liituma. et nagu, ma ei tea, kas Eesti aasta töötajaks saab, kui sa festivali raames töötad? Ei tea. No võib-olla saad nomineeritud ja võib-olla jäävad need asjad ikkagi nagu kajama, et kurat, Karev oleks pidanud võitma selle eest, Karev teeb nii palju. Nüüd ma tegin endale reklaami, nüüd siis nagu valige mind, palun. Ma nii ootan seda. Selge on see, et sa kindlasti vääriksid seda, sest iga inimesed ju on need, kes näevad, vaata, võib-olla kõik ei hääleta need ETPF-i liikmed või alati on võib-olla keegi, aga nagu see, seesama, mis ma juba olen öelnud ka, et tegelikult nagu tavapokkeri mängija, arvab, et sa seda juba ammu oleksid väärinud seda aastatöötaja tiitlit, aga pokkeri mängijana mingisugust saavutust, mingit selle ma võidan varem või hiljem ära. Et kui juba ma olen põhimõtteliselt tegelikult ikkagi norralasest Espenist parem mängija. Aha, millega sa võrdled? Ma olen taga 3 korda mänginud, minu eest on iga kord ma olen võitnud teda. Espen, kes siis ei tea, siis Espen on VSOP võitja aastal 2022, kui ma eksi on ju. Ja elas Eestis ka pikka aega. Kas te käisite läbi ka või? Nagu mitte sellised. Sattusime mõningatesse mängudesse kokku. Okei. Kuidas ta tundus mängijana? Väga halb. Ei päriselt, väga halb mängija. Kes sinu arvates Eesti parim pokkeri mängija? Mina. Okei, selge pilt, aga peale sind, kui läheks nagu võistluseks? Mulle meeldib Mark. Juha siis? Ei. Oja? Ei. Metsla? Okei, selge. Joa mäng. Ma ei tea, ma siin hakkasin pakkuma järjest erinevaid nimesi. Ja siis, mina ei tea. Kas nendest Eesti, kellega sa praegu võrdlesid nagu Eesti nende grinderitega, oota, ma lähen siin kiirelt all inni ka. Ja Cashi poisid Tartust. Okei, aga need jäävad arvestusest välja, need Ottomarid, Rannod. Ei, selles suht muidugi, aga nagu klassikalisem, mis ma siis ütlen, et nagu Ottomar on kõige parem. Nagu teeme niimoodi, paneme kõik nagu Wind TV või kus iganes, paneme siis kõik
ühe laua taha ükskord, teeme selgeks, kes on Eesti parim pokkerimängija. No see hetkel olen see mina siiski, sest ma võitsin ETPF suvepäevad turniiri ära. No see on jah. See on nagu valitsev meister, ütleks selle peale. Sa võiks seal lauas koha saada, mina võiks idee autorina olla, siis on kindlasti Laur kindlasti ja vääriks ühte kohta. Siis ega siin ei jäägi kohta. Ega tegelikult me nüüd mõelda, siis ega see Ottomar ei mahukski sinna lauda tegelikult. Iga me ei jääks nagu. Iga üks, mis saaks veel ühe sõbra kaasa kindlasti tahaks võtta. Kas sa oled kogu aeg võtnud pokkerit kui nagu hobi või sa nagu mingil hetkel oli ambitsiooni päriselt saada ka parimaks? Jaa, oli, aga kui sa ei halda bankrolli, siis on väga raske nagu olla... Aga sa ei hallanud? No kui sa rääkisid seda lugu, et sul oli kogu aasta raha oli ühes potis sees, siis annab väikse vihje. Aga kas see... Ei, no nagu et selles suhtes, et võta välja, astu minema, aga ei, et see ikkagi nagu mõte on, et võiks ju rohkem. Jaa, absoluutselt. Minul on ka see sama mure olnud ja mul on sellega sarnane lugu, kuidas ma Kasperiga kunagi samamoodi, et mind steigiti vist 300 cashi mängima. Siis ma mängisin ennast ülesse ja sain nagu niimoodi, et sain stacki 6 tonni peale. Ja siis mängisin nagu suurte poistega PL-lood ja siis samamoodi minu jaoks siis tol hetkel nagu siuke selgelt aasta raha 12 000 euri. Bot, mis ma ka umbes sarnaselt stiilil Kasperi vastu kaotasin. Aga vahel need kaotused jäävad isegi oluliselt paremini meelde kui võidud tegelikult, mis on päris huvitav, sest see kõik oli mingi üle 10 aasta. Ma ei tea, mulle ei ole väga käed üldse meeles. Käed ise mitte võib-olla, aga need hetked, need kaotused. Vaata, öeldakse ju, et kuidas see ütlus on, et ükski võit ei ole kunagi nii magus, kui kaotus haiget teeb, on ju. Et pokkeri võidud, et... Jah, eks on elus üldse paratamatus. On ju. Et igasugused kaotused või hetked, mis haiget teevad, need on õpetlikud ja need teevad inimese, võiks teha inimese tugevamaks. Igas elu valdkonnas siis. Absoluutselt. Mille järgi te valisite, et Bratislavasse minek on? Kas on puhtalt mingisuguste regulatsioonide seadustega või te valite enda neid festivali sihtpunkte? Mille järgi siis? Bratislava on lihtsalt tore ja lahe koht ja seal on minu arust ühed ägedamaid kasiinotöötajad üldse. Pokkeriskeene mõttes, üldse kasiino juhtkonna mõttes. Et ka sellepärast, et seal on Cool ja ka Coolbet Open näiteks toimub nüüd seal järgi. Mitmes kord sa Bratislavas oled juba? Mina ise olen vist nüüd korralduslikult mõttes tuleb teine, aga käinud vist olen 5 korda juba sinna aasta jooksul. Okei, oletame, et nüüd keegi... Et ka Rootsi meistrivõistlused näiteks on Tallinnast sinna kolinud, et juba toimuvad vist nüüd 3. korda nüüd seal. Ma olen kuulnud ja ma ei ole nendel kunagi käinud, aga ma tean, et siin vahepeal jäi meelde, et need on vist avatud meistrivõistlused. Jah, seal on osad turniirid on kinnised ja osad on avatud täpselt nagu Norra meistrivõistlused kolisid nüüd Dublinist, olid viimati Bratislavas. No, et siis ikkagi hakkab uueks mekaks, kas Tallinn on kaotamas enda seda rolli? Ma ei tea, kas nagu eks see sõltub, et ma sellest teemast pole rääkinudki ja nagu ega mis ma siin ikka. Ma loodan, et Tallinna üritustel läheb hästi. Tuleb siin neil suur üritus, ma loodan, et neil läheb sellega väga hästi ja eks siis elu näitab, mis siis toob. No kohalikule pokkeri sellisele elule on see ju oluline, et need üritused hästi läheks. Ja absoluutselt, et meil on siin ju kohalike pokkeri proffe oma jagu, kes tahavad sellistest üritustest toituda. Et Koori, kui sa kuulad, et siis 10 tonni ja olen tagasi. Aga ma lõpetuseks küsin sult, et siis ma võin täiesti vait olla, kui sa ühelgi koosolekul ei pea midagi rääkima. Bratislava koha pealt ma küsingi, et tuleb nüüd meie vaataja üks kindlasti, sellepärast et me mängime ju liigat selle peale ja keegi meist saab sinna, aga ma arvan, et neid tuleb rohkem. Et anna mingi soovitus, mida Bratislavas teha, kui nad just parasjagu ei tee seda programmi kaasa, mis festival ise pakub. Blackjacki turniiril tasub kaasa. Sa olid selle suhtes, sa olid alguses, ma tean, skeptiline. Mis see Blackjacki turniir endast kujutab? Räägi sellest ka. See on ka üks erinevus, suur erinevus selle. No meil on Blackjacki turniir. Kuidas see isegi välja näeb? Sisuliselt mängid nagu sit and code. Nii. Blackjacki saad teatava mängu nuppude arvu, on panustamise ringid, nupp käib ringi ratast, et kõigil oleks viimase kaardi õigus või viimase otsustamise õigus. Ja vastavalt sa mängid selleks, et nuppe teenid, mängid maja vasta, aga tegelikult
igast lauast läheb 2 paremat edasi, ehk et sa mängid lõppkokkuvõttes oma oponentide vastu. Ehk et vahest on strateegiliselt mõistlik ennast lõhki võtta, kui sa natukene kaarte justkui nagu loed, et su oponent läheb kõrval ka lõhki. Aga seal on aja pärssimine, ehk et siis sa ei saa igat otsust seal 20 sekundit, vaid nagu kiire action ja nii-öelda teatav kätte arv ja ma olin täiesti veendunud, et see käib kuidagi ajaliselt, et iga 10 minutiga toimub mingisugune cut ja kellel on kõige vähem chippe selleks ajaks, et see kukub välja, et hoopis teine süsteem. Just, ja sama loogika alusel toimub ruletiturniir ja nagu ringiratast ja on niisugune putune nupp, et oleks võrdne nii-öelda võimalus olla justkui viimane otsustaja. No selge, kuule, aga Karev, aitäh tulemast, aitäh, et sa rääkisid sellest festivalist ja endast natuke rohkem jällegi hea meelega jääks sinuga väga palju pikemalt rääkima, aga ma tean, et sa pead kell 10 olema Viljandis. Just, tulge kõik kindlasti Viljandis 10, mul oli 11.40 oli vist lava peale minek. Aha, 11.40, kuhu siis täpsemalt? Viljandis. Viljandis, ükskõik kust, Viljandi lava. Viljandi laval, kes Viljandis on, tulge vaatama, olen lava peal. Aga meie lähme pisikesele pausile ja saadame Karevi ilusast jukseni. Ja muidu lihtsalt pärast mind esineb siis Mailers. Tasub minna, ma ei tea, kes ei lähe, kes parasjagu ei lähe, jääge muidugi kanalile, aga kes on Viljandis, minge siis Karevit ja Smilersit nautima. Küll ma ikka olen ilus mees, ma vaatan. Kui ma päevitunud olen, siis ma ja kaine, täitsa ilus mees. See on võib-olla vihje, kuidas tulevikule vastu minna, võtta päikest ja joo vähem. Just. Tavai, kuule väga ahva. Ja, samad sõnad, tänud tulemast. Me teeme 5 mintse pausi, siis tuleme tagasi, loosime teile pileteid. Mina hakkan pokkerit mängima, seega möll alles algab ja aitäh teile. Näeme kohe varsti. Ja, tšau.